lemmikute lemmiku toob teieni Pet City. Kevade saabumisega tuleb oma lemmikul eriliselt silm peal hoida, sest soojade ilmade tulekuga tulevad välja ka erinevad ohud. Tänases rubriigis vaatamegi üle levinumad probleemid ja otsime neile lahendust. Kliinikus ei taha hea meelega olla ei koer ega ka koera omanik, kuigi siit saab alati väga palju head nõu ja abi. Marili, mis oleksid need nipid, millele kevadhoolduse puhul tähelepanu pöörata? Kindlasti on kõige tähtsam see, et kord aastas me ikkagi looma viiksime loomaarsti juurde, vaadata üle suust kuni saba otsani, kellel on saba, kellel mitte, ja veenduda sellest, et koer on ikkagi kliiniliselt terve. Kõige tähtsam on kindlasti rästikuhammustused. Kui hammustus leiab aset siis koonupiirkonnas või kaelapiirkonnas, siis on kindlasti olukord väga-väga kriitiline, sest hingamisteed võivad minna turse ja loom ei saa hingata. Kevade tulekuga on kindlasti tulevad välja ka puugid, et kuidas puukide puhul käituma peaks? Kui nüüd see puuk on juba sinna loomale kinnitunud, siis kindlasti tuleb ta esimesel võimalusel eemaldada. Et väga sageli siis tekibki see mure, et inimesed rebivad ära selle puugi tagaosa, ehk siis selle keha, aga pea jääb sisse. Mis tähendab seda, et sellisel juhul ikkagi selle haiguse ülekandumise võimalus on kindlasti olemas. Selleks on siis olemas erinevad täpilahused, mis pannakse siia nahapinnale. Siis on olemas ka sellised suu kaudu antavad ravimid ja siis hästi efektiivne, mis tegelikult ka väga populaarseks on viimastel aastatel kujunenud, on siis kaelarihm. Ehk siis ta katab tegelikult ära terve selle puugi haigustega nakatumise aja. Puukide puhul siis borrelioos on siis selline haigus, mille vastu me saame reaalselt ka tegelikult rakendada vaktsiini. Metsloomade seas on hästi levinud kärntõbi, et kas see lemmikloomadele ka levib? Jah, paraku küll, et kärntõbi võib siis olla nakkuv otseselt selle metsloomalt saadud kontaktiga või siis ka nii-öelda see parasiit ise võib siis lemmikloomale selle nakkuse tekitada. Küll aga jällegi selle kärntõve korral on tähtis ennetamine. Et kindlasti siinkohal siis eriti tähtsad on jahikoerad, metsas vabalt liikuvad koerad. Soojade ilmadega tahavad väga paljud koerad ujuma minna, et kas seal vees on ka mõned ohud, mida koeraomanike koer teadma peaksid? Soojamatel ilmadel, et võib-olla on hästi tähtis siis sinivetikas, mis tegelikult ei ole vetikas. Ta on bakteriaalne haigus ja see on väga-väga mürgine nii inimestele kui ka loomadele. Tekivad siis väga väikesed kogused on juba surmavad. Et selles mõttes sellise kahtluse korral, kui loom on siis võimalikult seda sinivetika vett tarbinud, siis kindlasti tuleb pöörduda loomaarsti juurde võimalikult kiiresti. Ja jällegi merevee joomine on siis ohtlik, et oma kõrge soolasisalduse tõttu võib tekkida näiteks neerukahjustus, mis võib avalduda oksendamises, kõhulahtisuses. Ja kindlasti ka siis tegelikult ka looma puhul, et kui selline asi juhtub, siis kindlasti koheselt võiks tegelikult teda toita. Kindlasti pean mainima ka seda, et ülekuumenemine on hästi tähtis. Autod lähevad soojaks, ei saa jätta lemmikloomi autosse, neid peab jootma, nad peavad jääma sinna järelevalvega, mitte kunagi üksinda. Küsimuste nurgas otsime vastust sellele, milline näeb välja koerte kauge esivanem. Kodustamine hakkas koertel kuskil 15–17 000 aastat tagasi juba. Meie koera eellased on kindlasti hall hunt. Seal on ka natuke šaakalit ja kojotti ja selliseid asju sees. Tehti selline katse, et kodustati rebaseid ja juba 5. põlvkonna puhul hakati märkama seda, et sabad läksid rulli, kõrvad läksid lonti ja see põhjus ongi selles, et neid loomi kodustatakse, valitakse sõbralikumaid isendeid, valitakse neid asju, mida sa tahad näha, nagu iseloomuomadusi rohkem, kui ei uurita geneetilist baasi ja tõenäoliselt niimoodi ka koerad hundist nagu nii-öelda muutusid järjest rohkem sellisteks, nagu nad tänapäeval on. Ootame kõiki loomasõpru saatma oma lemmikust naljakaid ja lõbusaid videoid. Pet City paneb võitjale välja 300 eurose kinkekaardi. Uuri reegleid ja esita oma video uudised.ee lehele.
selline oli meie tänane saatelõik. Vaadake meid järgi Petsiti Facebooki lehelt või uudised.ee portaalist. Lemmikute lemmiku toob teieni Petsiti.